Tere aiandushuvilised! Toaorhideedega ja just kuukingadega on nõnda, et otseselt ei pea kevadeni ootama, et neid ümber istutada. Küll aga on hea valida aeg, kus taim ei õitse või ta on just õitsemise lõpetanud ja siis olekski just hea aeg vaadata ka poti sisse, mis seisukorras on taime juured ja kas ta ikka vajab ümberistutamist. Sellepärast, et kindlasti ei vaja ta ümberistutamist peale iga õitsemiskorda. Siin on mul üks taim, kes just ongi õitsemise lõpetanud ja nagu siin näha, siis ka tema see õievars on meil hästi ilus roheline. Nii et siit võib tegelikult tulla ühest uinuvast pungast ka jätk kohe järgmisele õievarrele või võib ta teha ka endale näiteks tütartaime siit mõnest uinuvast pungast. Ja õievart ei pea peale õitsemist täielikult tagasi lõikama. Küll aga võib ta lõigata natukene lühemaks. Ja kuidas hinnata siis seda, et kas teda on vaja ümber istutada või mitte? Eks ikka tuleb vaadata siia poti sisse ja sageli sellistel epifüütsetel orhideedel, nendele, kellel tegelikult looduses meeldib kasvada puuvõras, nendel me sageli näemegi, et nad on istutatud läbipaistvasse potti, kus meil on siis hea lihtne vaadata, mis siin toimumas on. Ja mida ma siit näen? Ma näen seda, et siin poti küljes on natukene vetikat, mis vihjab mulle, et see substraat on juba lagunenud liiga peenikeseks, mistõttu ta hoiab hoopiski niiskust kinni liiga hästi, rohkem kui peaks ja rohkem kui kuukingadele meeldib. Nii et ma võin leida siit ka mädanenud juuri. Ja ma näen ka seda, eriti just siit ühe külje pealt, et see pott on juuri täis kasvanud ja alumises osas ei ole substraati üldse näha. Nii et nüüd, kui ta on ka õitsemise lõpetanud, on kindlasti õige aeg ta ümber istutada. Ja siin kõrval on mul üks teine isend, kes on natukene kauemaks jäänud siia potti, kui oleks võinud. Aga sellest pole midagi ja mitte midagi lootusetut siin ei ole. Huvitav on see, et tema on sellele tugevale juurekeeru stressile reageerinud hoopis selliselt, et oma õievarre otsa on tema hoopiski tütartaime ehk keiki kasvatanud. Nii et ma täna potistan selle keiki ka ära. Nii, aga selleks, et hakata ümber istutama, peaks kõigepealt üle vaatama, et kas kõik asjad on olemas. Loomulikult on meil vaja substraati ja siin on suuretükiline komposubstraat ja siin on siis männikoore ja halvasti lagunenud turbasegu ja siia on pandud juurde ka toitaine, mida peaks siis jätkuma 2 esimeseks kuuks. Et seda ka siis kindlasti arvestada. Eriti väetamise juures kuukingade puhul, kuna nad ei ole selles mõttes nii-öelda näljased taimed ja liigne väetamine kindlasti neile head ei tee, et ükskõik mis väetamise viisi te valite, alati jälgige seda juhendit, mis sinna pakendile on pandud. Üks väga mugav viis on need väetisepulgad. Et siin on ka hästi ilusti lahti kirjutatud vastavalt poti suurusele, mitu väetisepulka panna ja üks väetamiskord peaks vastu pidama umbes 3 kuud. Nii et iga kord, kui te veevannis oma kuukinga väetate, sealt väetisepulgast siis ka imendub neid toitaineid välja ja taim saab need ilusti kätte. Aga kui te neid ka panete, siis te võiksite need pulgad panna piisavalt sügavale, niimoodi, et need pead silmaga näha ei ole. Ja natukene vaadate ka, et need pigem satuksid ikkagi vastu substraati, mitte koheselt otse vastu taimejuuri. Üks teine võimalus ka, mis on kompol olemas, on siis see orhideevesi. Ja see on ka juba valmis segatud väetis ja teda soovitatakse kasutada nii umbes kord nädalas. Ehk et tegelikult võiks ühe korgitäie vastavalt ikkagi juhendile, mis siin pakendil on peal, vastavalt poti suurusele, valada just siis, kui taim on just veevannist tulnud ja liigne vesi on ära nõrgunud. Siis võib kindel olla, et taimed saavad ilusti selle väetisega kätte. Nii. Ja siis mul on ka siin järelhoolduseks taimede lehtede hooldusvahend, mida ma saan ka kohe näidata siis, kui me oleme need taimed ümber istutanud. Nii, aga hakkame siis pihta. Nagu ma just ennist ka ütlesin, siis tema on just õitsemise lõpetanud ja kindlasti vajab ümber istutamist, kuna ta on tugevalt juurdunud. Nii et siit õrnad seda plastpotti mudides ma proovin ta nüüd täiesti kätte saada. Kui taim on siit alt mõned juured välja ajanud ja või see on võib-olla ka ümbrispotist välja võttes iga saanud, siis need võib juba tagasi lõigata.
aga kui on ta välja ajanud siit juured, mis on väga ilusad ja väärtuslikud, siis võib loomulikult ka lihtsalt selle poti juurte ümbert lahti lõigata. Ja taim ise on kindlasti väärtuslikum kui see plastpott. Ja kui ma nüüd õrnalt siit niimoodi teda mudin, kuna ta on ikka üsna tugevasti kinni kasvanud, siis ma lihtsalt proovin ta siit ühes tükis välja sikutada. Et ma võtan ära siit ka juba sildi, mida ma kindlasti soovin alles hoida ja toestuskepi, mille ma panen ka juba tagasi siis, kui ma hakkan teda uuesti potistama. Nii. Ja seda vana substraati, mis ma nüüd siit välja võtan, seda ma pigem ei kasutaks teist korda, sellepärast et on näha ka, et ta juba on niivõrd lagunenud, et ta uuesti potistamiseks ei sobi. Ja enne ka, kui ma selle poti kallale asusin, siis ma kassin nad läbi, et siis need juured on vett täis ja ka neil assemad, siis on väiksem oht, et ma siin nad ära lõhun, samal ajal kui ma neid substraadi jupikesi siit juurte vahelt välja nopin. Olenemata sellest, et ma kassin ja leotasin selle poti läbi enne, kui mul oli plaan teda hakata ümber istutama, on paari tunniga tema juured jällegi muutunud helehalliks, mis tõesti näitab mulle, et see taim on olnud janune juba pikemat aega. Eriti ka, kui ma vaatan tema kõige alumisemaid lehti siin leherosetis, siis see üks leht on selline natukene kortsus ja pehme, nii et olenemata sellest, et ma teda kenasti kassin, vajab ta veel põhjalikumat kastmist siis, kui ma olen ta nüüd uude potti pannud uue substraadiga. Kui juured ei taha hästi järgi anda ja see juurekeerd on siin väga tihe, siis võib samal ajal neid ka uuesti piserdada. Sellega nad muutuvad tegelikult üsna kiiresti uuesti elastseks ja lasevad endaga natukene rohkem mängida. Kui te olete enamus substraadi siit välja noppinud, aga juured ikkagi on keerus, siis ümberpotistamiseks ma ikkagi soovitaksin need lahti teha, sellepärast et muidu selles ka natukene suuremas potis taim jätkab nende juurte keerutamist ja tegelikult ei juurdugi korralikult ära. Olles nüüd selle juurekeeru lahti arutanud, leidsin ma siit seest ka ühe svammi. Ja see on sageli selle taime juurutamise kõige esimene svamm, mis aitab tal neid juuri kasvatada. See hoiab hästi niiskust kinni. Ja sageli on ta ka oma eesmärgi nüüd juba täitnud, nii et selle võib rahulikult siit ära võtta ja seda ei ole enam vaja. Siis võiks vaadata järgmisena üle, millised juured on seest tühjad või mädad. Need tuleks ka sees täies pikkuses välja lõigata. Ja mina kasutan selliseid hästi teravaid floristikääre selleks, sellepärast et nad on terava otsaga, nad on kitsad ja kitsa teraga ja nendega ma pääsen siin igale poole ligi, kuhu mul on vaja pääseda. Nõnda, et siis neid ilusaid rohelisi juuri, et ma neid siis ei vigasta. Siin on eelmistest õitsemistest jäänud sellised tüükad õievarrest, mis on juba ammu küll ära kuivanud lõpuni, aga on jäänud tagasi lõikamata, siis praegu on hea võimalus ka need täiesti tagasi lõigata, kuna nad ei ole eriti ilusad ja natukene riivavad silma. Olles nüüd kõik vanad ja hukkunud ja mädanenud juured siit välja lõiganud, jäi mulle päris ilus juurekava siia, millega ma olen päris rahul. Kuna me nägime ka, et see taim on olnud enne suures janus, siis tema see kõige alumine rosetileht on ka selline mitte just heas seisus ja ma pole päris kindel, kas ta taastub. Järgmine leht on näha, et ta on saanud kahjustuda. Aga selle kõige alumise lehe ka praegu just potistamise ajal ma leian, et see on parim aeg see tagasi lõigata. Ja ma lõikan ta tagasi peaaegu kuni rosetini. Ta hiljem siis see osa, mis jäi, ta kuivab ära ja tuleb ise ilusti lahti ja ei jää üldsegi silma riivama. Ja nüüd ka, kui ma vaatan seda taime tervikuna, siis ma vaatan, kuidas ta tasakaalus on. Et kui tal oleks nüüd selline juhus olnud, kus juured olid tõesti väga tõsiselt kannatanud ja need on suuremas osas välja lõigatud, siis ma kasutaksin natukene peeneteralisemat substraati ja võib-olla isegi paneksin rohkem sammalt siia taime ligi, et siis julgustada uute juurte kasvu.
aga ma ütleks, et tema on päris heas seisus. Nii et nüüd me lihtsalt on vaja leida sobivas suuruses pott. See on siis see pott, mille sees ta kasvas. Ja ma vaatan, et see üks pott, mis on mul varem varjutud, siia muidugi need juured lähevad sisse väga mugavalt, aga ta oleks ikkagi liiga suur. Ja siis mul on siin üks vahepealne variant ja ma proovin nüüd seda ka. Algusel võib tunduda, et no mitte kuidagi see taim ei mahu siia ära, aga kui siin niimoodi kannatlikult toimetada ja seda taime ettevaatlikult päripäeva keerutada, siis me peagi näeme, et küll ta läheb siia ikka väga hästi. Ja tegelikult ei pea kõiki neid õhujuuri siia poti sisse suruma, et kui mõni ikkagi on kasvamas sellises väga veidras suunas, siis las ta olla. Ega temaga midagi ei juhtu. Nii, et ma ikkagi panen ta sellisesse potti, et see võib tunduda nagu väga tihe, aga tegelikult on see selle kuukinga jaoks parim variant, sest täpselt nii talle meeldib seal looduses ka puu võõra sees kasvada. Kasutan siis komposubstraati, mis on suure tükiline, mis sellisele hea tervise juures kuukingale just peaks väga hästi sobima. Ja algusel ma panen siis natukene siia põhja, et siin on näha ka, et see on spetsiaalne orhideepott, mis on ka Hortikumi poes täiesti saadaval kõikvõimalikes erinevates suurustes. Ja siin on nüüd suured augud põhjas, see on väga oluline selleks, et liigne vesi peale leotamist saaks siis ilusti välja nõrguda. Ma natukene panen siia põhja, vaatan, väga hea, väga ilus ühtlaselt läbi segatud substraat. Vahel nad transpordi käigus lähevad selliseks, et peenem osis on ühes koti otsas ja jämedam osis on teises koti otsas, aga see on väga hästi siin. Ja ma natukene panen siia põhja juba. See, kui peenemaid osisi esimese kastmisega välja tuleb poti sees, see on täiesti okei, sellepärast ei pea üldse muretsema. Ja nüüd ma hakkan teda siia meelitama. Ma proovin ta nagu suuremas osas paika saada ja siis ma hakkan seda substraati siia vahele panema. Lopsti. Ja kui teda niimoodi päripäeva keerutada, siis tegelikult need juured mahuvad siia päris hästi ära. Nii et millegi pärast muretsema ei pea, isegi kui tundub, et siin on natuke kitsas, siis tegelikult ei ole. Ja kui need juured on ka ilusti rohelised ja korralikult niiskega kastetud, siis nad ei pane sellist väikest väntsutamist üldse pahaks. Nii, aga sellega läks kuidagi liiga lihtsalt ja nüüd, kui on näha ka, siis taim on siin ilusti paigas. Nii, nüüd ma vaatan, mis ma teen selle õievarrega, et mul oli teda plaanis natuke tagasi lõigata. Ja ma jätan teda natukene alles, sellepärast, et mulle meeldiks, kui ta hakkaks juba õige pea uuesti õitsema. Ja siis ma vaatan, siin on sellised nagu soomused, õiepungad ja ma lõikan ta ära sellest kohast. Siin on piisavalt variante, kus ta saab uuesti oma kasvu jätkata. Ja ma panen ka praegu ära juba ka selle toestuspulgakese, sellepärast, et kui ma seda hiljem lisama hakkan, siis ma võin juurtel uuesti viga teha. Et ma proovin õrnalt siin kuidagi ta läbi suunata nende juurte kuni poti põhjani välja. Et siin peab siis nüüd tähelepanelik olema, et ma ei suruks seda toestuskeppi uuesti nendest juurtest läbi, ei vigastaks neid, mis ma otsustasin hoopis ka alles jätta. Ja muud ei olegi, nüüd ma lihtsalt hakkan külgedest seda substraati panema. Ja see on selle töö kõige lõbusam osa. Läheb hästi ja vahepeal võib siis hästi õrnalt lihtsalt niimoodi vastu lauda koputada, siis lähevad need substraaditükid täpselt sinna, kuhu nad minema peavad. Ja täita võiks seda potti selliselt, et ta oleks substraati täis ja et ta hoiab seda taime paigal, mis on tema ka põhiline ülesanne. Kui see taime ei jää siin hästi paigale ja hakkab siin liikuma, siis ei saa ta hästi juurduda ja siis ta ei pruugi ka uuesti õitsema minna. Nii. Ja raputame. Kuna need juured olid hästi kastetud ja hästi elassed, siis võib ka siit julgelt sõrmedega külgedelt natukene nagu suruda.
ei pea kartma, et ma teen juurtele rohkem viga. Ja kuna me istutame läbipaistvasse potti, siis seda potti keerutades ma samal ajal näen ka, et kuhu veel on vaja juurde panna, kus on tühimikud ja kuhu on piisavalt juba seda substraati juurte vahele saanud. Paistab, et mul on õnnestunud kõik need vaod juurte vahel ilusti seda substraati täis toppida. Ja ta peaks olema niimoodi paigas, et kui ma teda liigutan niimoodi, et siis see taim ei liigu, vaid liigub koos potiga kaasa. Nüüd oleks vaja teda lihtsalt põhjalikult kasta ja ma panen ta sellisesse valgesse kohta, kuhu tal otsene päikesevalgus peale ei paista, sest seda nemad absoluutselt ei armasta, sest nad on kohastunud kas oma puuvõras, kus neil on selline poolvari kogu aeg. Küll aga ta võib olla näiteks mõnel aknalaual, kus on hommikul natukene otsepäikest ja õhtul natukene. Nii, aga enne veel seda, kui ma panen ta siia kaussi ligunema, et nüüd see uus substraat saaks ennast täiesti vett täis tõmmata. Ma vaatan üle ka need lehed siis, mis tal alles jäid. Paratamatult tõmbavad toataimed endale tolmu ligi. Aga tolm on selles mõttes natukene taimede vaenlane, et ta takistab nende fotosünteesi. Selleks ma lihtsalt tegelikult pehme salvrätiga võtan selle tolmu ära ja see siin on täiesti tavaline puhas vesi. Ja siis ma lihtsalt hästi õrnalt tõmban selle maha. Ja ma näen ka nüüd, kui ma siin rätiga tõmban, et siia on jäänud kastmisest katlakivi randid. Et olgugi, et kuukingad on armastatud just oma imeilusate õite poolest, siis mul on alati meeldinud nendest mõelda ka kui lehtdekoratiivsetest taimedest. Nii et kindlasti selline lehtede paitamine puhta lapiga ei ole midagi liigset. Aga selleks, et nad veel paremad välja näeksid ja hoiaksid need lehed ka puhtad, on Compol ka tegelikult lehtede hooldusspray olemas. Ja seda tuleb lihtsalt peale lehtede tolmust puhastamist kindlasti õrnakihina peale kanda. Ja seda võib ka natukene korrata. Ja edaspidi ka, ta jätab sellise kaitsva kihi peale, siis see tolm ei jää nii hästi selle lehe peale, mis tõttu on ilmselt ka selle taime hooldus võiks olla lihtsam. Ja kui ma kastan teda ja kui ma olen näiteks sunnitud kasutama kraanivett, mis on väga kare, siis ei jää ka need katlakivijäljed nii kergesti siia peale. Ja kanda selline õhuke kiht, et kindlasti ei pea nii palju panema seda peale, et ta kilkuma hakkaks, et seda ei ole absoluutselt vaja. Nii. Aga paneme tema nüüd siia kõrvale, sest tema on valmis minema veevanni. Kellel on võimalik kasutada vihmavett või lumesulamisvett, on kindlasti õnnega koos, sellepärast et selline neutraalne puhas vesi, kus ei ole palju toitaineid, nagu näiteks võib olla meie kraanivees mõnikord või kaevuvees, see sobib talle kindlasti paremini. Aga mina kasutan täna kraanivett, mis on mul siis nädal aega enne seisnud, nii et kõik muud liigsed asjad on sealt kas põhja settinud või ära lendunud. Aga vaatame ka, mis me saame teha selle keikiga. Neid võiks potistada siis, kui neil on paar lehte. Temal on siin tegelikult 3 juba väga ilusat hea tervisega lehte. Neil võiks olla 2 või 3 juurt, mis võiks olla umbes 5 cm pikkused. Aga tegelikult saab ka neid juurutada niimoodi, et nad on juba ema taime küljest ära lõigatud, aga siis seda tehakse kas vammi või samblaga. Aga tema on juba nii tubli, et 3 juurest 2 on, mulle tundub juba peaaegu 10 cm pikkused ja juure tippudes ka ma näen, et tal on selline nagu silm otsas, mis on nagu heledam, mis ütleb mulle, et ta tegelikult on aktiivselt valmis kasvama edasi. Nii et on aeg ta ema taime küljest nüüd lahti lõigata. Keiki jaoks ma valmistasin ette ka ühe väiksema poti ja poti suuruse sain ma kohe valida, sellepärast et ta on substraadist väljast ja ma pääsesin siia ligi. Nii et võtsin ühe väiksema poti ja miks siin need pulgad on? Ma tegin liimipüstoliga siia plastiku sisse augud ja surusin pulgad läbi, sellepärast et tal ei ole just palju juuri, millega sinna substraadi sisse ennast kinnitada.
Ja kui ma paneks ta ilma toestuseta, siis ta hakkaks siin sees võbisema iga kord, kui ma teda kastan või liigutan ja ta ei saaks korralikult juurduda. Nii et selleks, et ta saaks hästi juurduda ja et temast kasvaks ilus tugev taim, mis ka läheks õitsema, siis ma olen teinud sellise fiksaatori siia. Ja ma kohe näitan ka. Kõigepealt ma lõikan ta siit õievarre küljes siis väikse jätkuga ära. Ja samuti ma kassin kogu seda taime, enne kui ma mõtlesin üldse neid ümber istutada, aga nähtavasti ka praegu kütmisperioodil on õhk siin nii kuiv, et nad on uuesti halliks tagasi läinud. Selleks, et nad oleksid elassemad, ma uuesti piserdan talle vett peale ja kohe läheb roheliseks, nii et siis on hõlpsam ka temaga toimetada ja ka need jupid sellest õievarrest tegelikult aitavad meil natukene teda paremini siia paika saada. Ma korra nüüd proovin ka veel, kuidas ta siia passima hakkab. Et minul on pandud siin 3 pulka, aga võib panna ka 4 või vastavalt sellele, mis veidra kujuga see keiki on, et nad vahepeal, need juured ka hakkavad kasvama mis iganes suunas. Ja kõiki juuri tegelikult ei pea ka siia potti suruma. Nad võivad vabalt välja jääda täpselt nii, nagu talle endale meeldib. Nii, ja mulle tundub, et täpselt nii, nagu ma silma järgi arvestasin, ongi päris hästi. Nii, et ma võtsin ühe selle fikseerimise pulga välja, mul on siin praegu 2 tükki ja ma lihtsalt panen siia põhja juba natukene sedasama suure tükkidest kompo orhidee substraati. Kuna temal on juba ilusad juured, siis selline koredam substraat sobib tema potistamiseks väga hästi. Nüüd näete tegelikult, kui palju ruumi siin veel on. Kuna tema lehed on juba väga suured ja et see taim oleks potistamisel nagu paremini tasakaalus, siis ma valisin selle poti, aga kui oleks vaja olnud, siis oleks saanud teda potistada ka väiksemasse potti. Ja egas midagi. Nüüd ma lihtsalt hoian seda tütartaime siin ühes nurgas nende pulkade vahel ja hakkan siia seda substraati panema. Nii. Nüüd on vaja. Ja samamoodi vahepeal natukene raputan, et siis paremini läheks juurte vahele ka need substraaditükid ja natukene panen ka siit poolt, et kogu pott saaks ühtlaselt käiretud. Aga kuna siin oli 3 ilusat õhujuurt, siis seda ohtu ei ole, et nüüd juurde vahele jääks mingisugune väga suur vahe või tühimik. Nii, väga hea. Ma natukene siin ka surun sõrmedega ja proovin aru saada, et ta ilusti kinni jääks. Natukene on veel juurde vaja. Ja õrnalt raputan, siis need jupid, substraatitükid lähevad täpselt sinna, kuhu nad minema peavad. Nii. Ja nüüd, kui ma olen juba rahul sellega, siis ma panen ka selle 3. pulga, mis hakkab siis seda tütartaime ilusti paigal hoidma. Loodetavasti. Ma fikseerin seda ühte lühemat pulka ka veel. Oluline on see, et ta püsiks paigal. Vastasel juhul ta ei juurdu hästi, sest ta on natukene õnnetu olemisega. Ja uuesti lükkan selle ka siit läbi ja võib natuke raske olla, aga see vaev kindlasti tasub ära. Sest nüüd meil on kuukinga tütartaim, mis on ilusti siin substraadi sees kinni ühe koha peal, mis julgustab seda taimega paremini juurduma. Et nüüd iga kord, kui ma teda kastan või liigutan, kas või selleks, et näiteks tolmu pühkida lehtede pealt, siis ma ei häiri teda. Ja nüüd on samamoodi, et ma puhastan need lehed uuesti ära, selle täiesti puhta veega. Ja hetkel jääb küll juba selline mulje, nagu see taim oleks juba enne siin poti sees kasvanud.
nii et need 2 ümber potistatud taime lähevad nüüd veevanni ja ma jätan nad ikkagi selliselt sinna ligunema, kuni ma näen, et see substraat on ilusti vett täis tõmmanud. Aga kindlasti väldin seda, et siia lehekodarasse ei jääks seisvat vett. Kõik need vahendid, mida ma siin kasutasin, nii selle kuukinga ümberistutamiseks kui selle potistamiseks, on saadaval Horticumi poes. Aitäh sulle, et seda videot vaatasid! Ja kui see oli sinu jaoks huvitav, siis kindlasti pane selle video alla ka like või kommenteeri, kui sul on küsimusi veel kuukinga hoolduse kohta. Ja kindlasti ootame teid ka selle kanali tellijaks.